Tere tulemast Lexmania kanalisse ja täna ma jagan teiega 7 nippi, kuidas kiirelt ja efektiivselt võlgnevusi sisse nõuda. Kui tahad teada, millised võimalused on sul olemas oma rahaliste vahendite kättesaamiseks, siis jätka vaatamist meie videot. Alustame esimesest soovitusest. Kõigepealt tee kindlaks oma kehtiv leping võlgnikuga. Vaata üle lepingu tingimused. Millised võimalused on sul lepingu kohaselt lepingu lõpetamiseks, millised võimalused on õiguskaitsevahendite kasutamiseks, ehk siis mida sa faktiliselt saad teha selle jaoks, et kiirelt oma võlga kätte saada. Ja kindlasti vaata ka seda, kas lepingus on ette nähtud leppetrahv kohustuse rikkumise eest. Leppetrahv ei olemasolu, saad sa seda rakendada. Samuti hinda seda, kas lepingus on sätestatud mingi tagatis. Kui tagatis on olemas, siis eksad selle arvelt oma võlgnevuse kätte. Teine soovitus, kindlasti hinda oma võlgniku maksedistsipliini ja varalist seisu. Ehk siis tee kindlaks, kas sa faktiliselt saad tema vara arvelt oma rahalised vahendid kätte. Mida teha selle jaoks? Kasuta need võimalused, mis on kättesaadavad. Kõigepealt vaata andmed äriregistris, mis seosed on äriühingul olemas, kui palju on äriühingu osakapital, võib-olla äriühingul on reservkapital. Samuti hinda seda, kas äriühingul on vara, selle jaoks vaata Maanteeameti andmeid, võib-olla vaatad ka kinnistusraamatu andmeid. Selle jaoks, et hinnata, kas faktiliselt on mingisugune sissenõudmise perspektiiv olemas. Kui märkad, et äriühing on maksejõuetu, varaline seis ei ole hea ja näed, et ka käibevahendite maht ja suurus ei ole selline, mis võimaldab sul võlga kätte saada, siis kaaluga kindlasti pankrotiavalduse esitamist. Selle jaoks peavad olema täidetud teatud kriteeriumid. Sellest me räägime järgmises videos, aga pea meeles, et selline võimalus on sinul kui võlausaldajal olemas. 3. Fikseeri võlgnevust. Ehk siis, kui saad, siis võta oma võlgniku käest kinnitus selle kohta, et ta tunnistab võlga. Võib-olla on see saldode kinnitus poolte vahel, võib-olla on see muu dokument, aga see teeb sinu elu edaspidi lihtsamaks. See kinnitab, et poolte vahel puudub vaidlus võla olemasolu kohta. Küsimus on vaid selles, et kohustus on jäetud täitmata. 4. Anna oma võlgnikule mõistlik aeg kohustuse tasumiseks. Mis asi on mõistlik aeg? See on tegelikult sisustamata õigusmõiste ja iga olukorra puhul on see erinev. Tuleb arvestada nii võla suurust kui ka võla tekkimise asjaolusid. Mõistlik aeg näiteks võlgnevuse puhul, mis on 5000 eurot, võib olla nädal või 10 päeva. Võlgnevuse puhul, mis on suurem, kindlasti tuleb arvestada ka pikema tasumise tähtajaga. Kindlasti fikseeri seda kirjalikult, et hiljem oleks võimalik tõendada, et sina kui võlausaldaja oled andnud võimaluse oma võlgnikule kohustuse likvideerida. 5. Paku kompromissi ise oma võlgnikule. Millised variandid on olemas? Näiteks saad pakkuda oma võlgnikule maksegraafikud, ehk siis see on teatud graafik, mille alusel võlgnik hakkab tasuma oma kohustusi. Võib-olla on see igakuise maksega, kvartaalse maksega või lihtsalt ajatamine ehk siis tasumine mingisuguse tähtaja möödudes. Kindlasti võid küsida ka tagatist. See annab sulle kindluse, et edaspidi saad võlgnevust kätte tagatise arvelt. Tagatise hindamisel kindlasti võtta arvesse turuväärtust ja seda, kuivõrd kergelt on võimalik tagatist realiseerida. Pea meeles, et tagatise realiseerimisega kaasnevad ka sissenõudmiskulud. Arvesta need kohe sisse ja pane nõua selles summas tagatist. Veel üheks võimaluseks, mida sa saad pakkuda oma võlgnikule, on näiteks võlatunnistuse sõlmimine koos kohese sundtäitmise allumise kokkuleppega. See on selline dokument, mis faktiliselt annab võimaluse, kus on sõlmitud notariaalselt, koheselt, kui kohustus on rikkutud, kasutada seda täitedokumendina. Ehk
hakata sisse nõudma, pöörduda kohtutäituri poole. See on hea võimalus, mis annab sulle õiguse välistada kohtuprotsessi ja kiirendada sissenõudmist. Samuti võid pakkuda oma kliendile tasaarvestuse võimalust. Kui kliendil on midagi sulle pakkuda vastu, siis miks mitte, võib-olla on see lahenduseks teie tekkinud probleemile ja võlgnevusele. 6. soovitus. Kaalu, kas kohtusse pöördumine on mõistlik. Sisuliselt on 2 võimalus. Esimene on kohtuväline sissenõudmise protsess ja teine on kohtulik sissenõudmise protsess. Kui me räägime kohtulikus sissenõudmise protsessis, siis kaalu sissenõudmise perspektiivi ja kindlasti ka seda, kui suur on võlgnevuse summa. Kui võlgnevuse summa on väiksem kui 6400 eurot koos kõrvalkuludega, ehk siis kõik viivised, leppetrahvid ja intressid kaasa arvatud. Kui summa on vähem kui 6400, saad sa kasutada maksekäsu kiirmenetlust. See on selline menetluslik vorm, mis võimaldab lihtsamalt ja kiiremini kätte saada võlgnevust kui tavalises kohtumenetluses. Selle jaoks tuleb esitada kohtule avaldus ja maksta riigilõiv, mis on 3% nõudesummast, kuid mitte vähem kui 45 eurot. Pead arvestama, et maksekäsu kiirmenetluse puhul, kui sinu võlgnik esitab vastu argumenti, ehk siis näiteks ütleb, et ma ei ole nõus selle võlgnevusega, see summa ei ole õige, nii edasi, siis selline menetlus kasvab tavapäraseks tsiviilkohtumenetluseks. Kui sinu võlg on suurem kui 6400 eurot, siis sinu võimalus on pöörduda kohtusse hagiga. Kui kohus teeb positiivse otsuse ja faktiliselt tunnistab, et võlgnik on sulle võlgu, siis selle dokumendiga saad sa juba pöörduda kohtutäituri poole. Kohtutäiturid saad valida ise. 7. soovitus. Kaalu, kas sa sooviksid tegeleda sissenõudmisega ise või kasutada kolmandate isikute abi. Selleks võib olla õigusbüroo, advokaadibüroo või inkassa. Samuti võid mõelda, kas tasub võib-olla loovutada või üle anda oma nõudeid. Mis see tähendab? Sisuliselt tavapäraselt inkassode ja õigusbüroode puhul on 2 stsenaariumit. Esimene on see, et sa loovutad nendele oma nõudeid nüüd maha ja sulle makstakse selle eest teatud tasu. Näiteks kui sinu võlg on 10 000 eurot, inkasso on nõus näiteks seda võlga ära ostma 3000-ga, sa saad seda summat kohe kätte ja nemad edasi juba tegelevad iseseisvalt võla sissenõudmisega. Teine võimalus on see, et sa faktiliselt maksad sissenõudmise teenuse osutamise eest. Inkasso puhul kindlasti loe läbi hoolikalt lepingu tingimusi ja vaata, kas need on sulle sobilikud. Kõige olulisem, ära kasvata võlga. Mida väiksem on võlg, seda kergem on seda sisse nõuda. Samuti sõlmi leping, mis kõige paremini kaitseb sinu õigusi. Ning 3. tegele sissenõudmisega varakult. Mida värskem on võlg, seda samuti kergem on seda sisse nõuda. Kui sul on küsimusi selle teema kohta, jäta need kindlasti kommentaaridesse või tule meie juurde konsultatsioonile. Peatse nägemiseni, aitäh!